ma alustan seekordset vlogi veidi teistmoodi. Nimelt, kes mind ka Instagramis jälgivad, need on juba aru saanud, et me pidime kolima oma eelmisest korterist ära. Seda siis seetõttu, et meil lõppes lihtsalt üürileping vana korteriga ja tegelikult see on siin Costa del Solil hästi tavaline, et üürilepinguid tehaksegi niimoodi mai või juuni lõpuni, et siis suvel Airbnb-d korterites teha. Ja nii oli ka meil, aga mida me ei osanud algul arvestada, et juunikuus endale pikaajalist uut korterit leida on väga-väga keeruline, aga meil õnneks vedas sellega täiega, sest me saime endale üürikorteri läbi tuttava inimese. Nimelt tema siis klient just parasjagu ostis omale siia Hispaaniasse korteri, seda just selle eesmärgiga, et seda siis välja üürida, aga selle korteri juures oligi paar sellist aga. See korter oli väga vana, remontimata, seinad olid väga-väga määrdunud ja kehvasti värvitud ja kõik see mööbel, mis siin sees oli väga-väga vana. Ühesõnaga jah, korter vajab sellist nii-öelda putitamist ja uut sisu, seda siis köögimööbli näol. No põhimõtteliselt tegelikult kõige näol, sest siin ei ole mitte midagi. Kõik, mis oli, tuli prügimäele visata. Aga kuhu ma nüüd jäin? Ühesõnaga, meil oli vaja kuskile kolida, aga siin korteris polnud remonti tehtud. Seda tegelikult plaanis omanik ise hakata tegema, aga kuna meil oli vaja kohe-kohe kolida, siis ma pakkusin välja variandi, et me võime ise tegeleda selle remonditeemaga, sisustamisteemaga ja siis läkski õnneks nii hästi, et omanik oli sellega nõus, andis meile kindla eelarve, millega toimetada ja nüüd me siis toimetame siin. Praeguseks hetkeks me oleme juba vanast korterist välja kolinud, elame juba siin uues, seinad on värvitud ja tegeleme siis igapäevaselt selle korteri sisustamisega. Ja jah, ma arvan, et paljud mõtlevad, et miks me üldse sellise pakkumise sellele omanikule tegime, et siin ise mingi ringi vehkida ja tegeleda kellegi teise korteri sisustamisega. See tundus meile selline põnev väljakutse ja üliäge, et see omanik nagu niimoodi üldse usaldab meid, et keegi nii-öelda tema jaoks tegelikult võõrad inimesed enda korterisse lasta tegutsema, nii et väga-väga tore. Mis ongi selle juures tore, meil on küll eelarve, aga saame enda maitse järgi selle korteri siin sisustada. Ühesõnaga, paar järgnevad vlogi tulevad siis sellised remonditeemalised, sisustusteemalised. Nii et jah, mõnusat vaatamist siis. Nii, selline see korter siis on, selline kaunis diivan, üleüldse siin on väga-väga vanad asjad, aga meil on kamin, mis on üliäge mu meelest. Siit läheb kohe rõdule, terrassile. Jälle, väga nunnu, pean niimoodi on paremini aru saada. Siis suures toas saab kohe minna kööki, kus on jällegi selline väga huvitav mööbel. Vana omanik võttis isegi kapinupud keeras ära, võttis kaasa. Aga ühesõnaga siin tuleb kõik ära vahetada. Nii, siit edasi need muide me leidsime juba poest. Mõtlesime, et sobivad hästi meil magamistuppa, nii et need ootavad siis seda. Aga siin on siis vannituba 1, kus tuleb ka siis vahetada vann välja duši vastu. Siis siin on vannituba 2, mis peab vist suht samasuguseks jääma. Siin on siis nii-öelda kontorituba, kus on ka selline voodike jäetud, kontorilaud. Need kõik asjad on nagu ülivanad ja ilmselt lähevad kõik prügikasti. Ja siis on mõlemas magamistoas siis sellised suured riidekapid. Nii, siit saame siis edasi magamistuppa, mis on siis, see voodi oli muidu originaalis siin, me proovisime, et kuidas jääks voodi sinna seina, tundub, et on parem ja siin on nagu palju rohkem ruumi ja annab nagu avarust juurde. Siin on siis ka väike selline rõdukene ja siit on üks väga ime ilus vaade
Me varem elasimegi seal allpool merele palju-palju lähemal, aga nüüd oleme siis natukene rohkem mäe peal. Aga siin on siis ka selline suur riidekapp. Ja põhimõtteliselt, mis me siis täna tegema hakkame, ongi, peaks pahteldama kõik sellised asjad kinni. Mingi hetk tuleb siis orgunnida miskisugune prügiasi, nii et saaks kõik sellised suuremad mööblitükid välja visata. Pahteldamist on kõvasti, issand siin kaamerast on eriti aru saada, kui ebaühtlane see värv ja kõik asjad on. See on viimasel hingumisel, enne kui tuuletõmme oli, seda võbises niimoodi vaikselt. Aga jah, ühesõnaga käisin vaatamas neid stepsleid ka, et need stepslid tuleb ka välja vahetada, sest need on nagu nii kolletunud. Et ühesõnaga jah, tööd on mega palju. Täna me hakkame siis proovima, milline see üleüldise korteri see üks toon võiks olla, mis läheb seintesse. Laadjad tulevad valged, värvime üle. Ühesõnaga me leidsime ehituspoest sellised testrid. Iga värvi selle totsiku juures olid, nii et üli hea mu meelest. Nii et meil täna üks peaks veel olema selline toon ka, et seinad tulevad beesid, aga siin on siis 3 erinevat beesi, mida me mõtlesime proovida. Mis tundusid meile nagu kõige sellisemad, mis meile endale meeldida võiksid. Siis selline pahtliasi, millega siis paneme mingid sellised suuremad augud kinni. Ja ma ostsin mingid lapikesi ja kindaid, et ma saaks veits puhastada seinu ja asju igast kriipsudest, krapsudest, et siis saaks homme äkki idee poolest juba värvima hakata. Ma mõtlesin ka, et ma siis täna puhastan kõik mingid sellised asjad ära. Siin on ka sein üli must. See läheb loomulikult prügimäele, aga põhimõtteliselt uksed ei liigu väga hästi ja mulle tundub, et see on sellepärast, et siin on nii palju tolmu ja sodi, nii et ma proovin neid kõigepealt puhtaks teha ja siis vaatame, kas see hakkab liikuma. Ja kapi sisu siis tuleb sama värvi nagu kõik ülejäänud seinad. Nii et jah. Hakkame siis vaatama, milline võiks hea värv olla. No, päris ilus tundub niimoodi. Mis selle värvi nimi oli? Ma arvan kafee, okei. Mulle täitsa meeldib see. Päris ilus. Kaamerast kusjuures niimoodi tundub. Okei, ma natuke äkki liigun, ei tea. Igatahes see tundub siit niimoodi päris tume, aga tegelikult on ta nagu heledam. Ma ütleks, kui kaamerast on ju. Ma ütleks, et see on üsna tume ikkagi. Üsna tume või? Et sa nii tumedat arvad, et ei tahaks või? Okei, vaatame edasi. Teised on heledamad. No jah. Lendas värvi igale poole. Ma võime pane ehitusleid. Järgmine, see tundub nagu, ma ütleks, liiga kollakas. Veider värvist. Jaa. Ma ei tea, kollan, nagu see on ikka täitsa kollane. Nagu rants kohe. Täitsa lõpp, kui erinevad need tegelikult sellest on, mis poes oli nagu nende värvikaartide peal. On ju? Ja viimane tundub, see on sinu lootus, jah? Ma ütlesin, et see on allikas, ma arvasin kohe. Tead, mulle tundub kohe, et meil ei ole siin ideaalset varianti. Peame veel minema ja ostma neid testreid. See on täiesti hall. Oi, sul on, vaata kaela peal ka värvi kõik täis. Aga nagu, jah. See värv on lahe. Ja mulle just nendest meeldibki kõige rohkem see, aga ta on ikkagi tsuts liiga tume, ma arvan. Terve korteri. Ja. No see oli täiesti hall. Aga nagu, see on nii huvitav sellepärast, et seal testri peal oli tõesti hoopis nagu beesikam. Aga nendest ma arvan, pole ükski meil ideaalne, mida me siia vist tahaks. Oh my god. Ehk siis tuleb uuesti poodi minna. Nii me tulime nüüd uusi värvitestreid ostma. Ja ühesõnaga vaatame nüüd tükk maad heledamad kui need, mis me enne võtsime. Nüüd praegu proovime seda värvi. See tundub siit läbi kaamera täiesti hallikas valge, aga tegelikult on nagu selline.
ma kujutan ette, et ta seina peal jääb pigem heledam kui me need, mis me praegu proovisime. Nii, need tunduvad vist hoopis nagu tumedamad värvid. Igatahes jah, siin on siis iga värvipotsiku juures need testrid, tasud osta, ülihea. Ma ei tea, võib-olla on Eestis ka olemas, ma pole ise võib-olla tähele pannud. Aga igatahes võtame, ma arvan, selle ja tegelikult ma tahaks leida seda tooni ka kuskilt, aga ma ei leidnud siit. Vaata seda korra, see tundub ka päris huvitav ju. Areena põnka. Võta, kus see siin olla võiks? Näed, siin on areena, aga see tundub tume ikkagi siit pigem jah. Ma tegelikult vaatasin seda enne, aga mulle tundus see nagu nii valge. See Blancolino. Okei. Aga vaatame seda testrit äkki korra või? Blancolino. Blancolino on otsas. Aga kas ta ei tundu sulle nagu külm või? Sest kui sa nagu neid võrdled, siis mulle tundub see nagu parem toon. Issand, vaata läbi kaamera pole üldse aru saada. Okei, natuke on, aga mulle tundub see pigem nagu külmem. Issand, kui raske. Ühesõnaga me siis valime ja siis me näitame selle lõpuks uued välja valisime ja siis lähme homme hommikul katsetama neid sinna. Täna siis päev number 2. Hakkasime siis objektile liikuma, ehitusmeeskond. Igatahes me Essana käime siis ehituspoes jälle. Me võtame valge värvi, millega me värvime siis laed ja selle terrassi osa. Ja siis meil on veel 200 testrit, mis me eile võtsime. Neid peaks ära proovima ja siis loodame täiega, et üks nendest tänastest testritest siis sobib. Siis saame juba edasi vaadata, mis nende seinavärvide ja asjadega saab. Aga praegu siis ehituspoodi, et võtta laevärv. Proovisime nüüd seda 2 testrit, mis me eile ostsime. Ja need on siis need on eilsed. Aga nagu see on ilmselgelt jälle liiga tume ja liiga hall. Aga see on vist kõikidest nendest variantidest siiamaani kõige parem, aga sellega on see, et ta nagu veits sellise roosaka alatooniga, mis ei ole ka ideaalne. Seega me peame veel minema neid testreid ostma ja ka põhimõtteliselt kuskile siia kantida jääda võiks, aga lihtsalt siis natuke mitte nii roosa. Ma ei tea. Vaatame. Ops, issand jumal. Kukkusid lihtsalt voodi peale praegu. Aga vaatame siis jah, midagi siia kanti. Mingid testrid veel. Aga praegu siis panin selle värvi asja valmis ja siis peaks hakkama seda lage siin värvima. Vahepeal väike update, tõmbasin esimese kihi siia laele, lagi on hoopis teissugune, üks kiht tuleb veel, võrdle seda lage ja seda seina, täiega suur erinevus juba. Aga igatahes Rain käis vahepeal pahtlit juurde ostmas ja siis tõi 2 uut testrit, nendest üks peab lihtsalt sobima, sest nagu ma arvan, et seal poes rohkem neid beige toone vist ei olnud ka, nii et hakkame neid proovima. Igatahes panin nüüd selle Blanco Brisa siia. Veits liiga hall tundub praegu. Ja nüüd teisena proovime seda Blancolinot. Nii, nüüd on need kõik värvid siin meil olemas. See viimane, see Blancolino siis on see kõige tumedama all. Ausalt öeldes ma ei tea, mis tegema peaks. Mulle vahepeal on tundunud, et see on nagu kuidagi ilusamaks kuivanud, samas päike läks ära. Võib-olla see nii palju mõjutab, vaata. Ma ei tea, samas see on ka päris huvitav. Ma proovin ühe kihi veel seda viimaste Blancolinot. Ja siis vaatame, lihtsalt me peame nendest midagi ära valima. Meil muud varianti ei ole, sest rohkem beige nagu ei olnud valikus lihtsalt.
nii, Rain läks vahepeal tööle, ma jõudsin vahepeal selle kapi siit seest ära värvida. Esimese kihi, see näeb siis välja, nii, mis paremini aru saada, võrreldes nüüd selle ülemise auguga, mis on veel värvimata, täiesti erinev. Ma ise olen üleni värvine, nagu on ka värvitäppe täis. Nii et jah, ma jõudsin vahepeal siis selle ära värvida. Ja me jõudsime vist värvi asjaga ka ikkagi nii kaugele, et issa kui naljakas, see tundub täiesti roheline nüüdseks juba. Aga igatahes me jääme ilmselt selle värvi juurde. Tegime suurema laigu, et võib-olla niimoodi natuke paremini aru saada. Aga põhimõtteliselt ma arvan, et jah, et teeme selle värviga kõik nagu üle. Aga ma jätkan selle kapi värvimisega, sest nagu täitsa lõpp ikka niimoodi vaadata, kui erinev see värskelt värvitud ja see nagu on. Ja lagi on ka mega hea, varsti saab teise kihi ilmselt siia panna. Ja siis saab juba teistesse tubadesse edasi minna. Nii, ma olen vahepeal omadega rõdule jõudnud või jah, terrassile, et siin natuke seinu valgeks teha, sest et lähevad samad värvi nagu laed. Kõik üleni valgeks ühesõnaga. Ja siis ma tahtsingi vahet näidata nagu selle seinavahe, mida ei ole veel tehtud ja see nagu täitsa haige tegelikult, siin on ainult üks kiht pandud ja ta on juba nagu 100 korda parem. Nii et ma lasen siin nüüd edasi siis vaikselt. Niimoodi on jah, ikka päris suur vahe. Rain siis veel pahteldab. Mina vahepeal jõudsin mingid laed veel teha, nii et ma ootan. Kuni kõik ära kuivab ja siis äkki me saame homsest ka teise kihi panna. Ehk siis vaatame, kaugel me nende asjadega jõuame. Täna on siis 3. remondipäev. Me jõudsime just siia korterisse. Ja tänane plaan on see, et võiks jõuda kõik laed ära värvida. Eile jäi siis veel köök ja suurtuba tegemata ja üks vannituba ka. Magamistoast peaks veel ühe kihi panema. Ja jah, sellega võiks ühele poole siis täna saada. Me käisime ehituspoes ka ja ostsime täna siis ühe potsiku seda seinavärvi ka ära. Nii et äkki me jõuame natuke seda ka värvida, vaatame. Terrass on vahepeal öösel ära kuivanud, seinad. See on üli ilus näeb välja. Nii et sellega on ühel pool. Väga minna. Hommikul on nii vaikne siin igal pool. Täna on laupäev ka, nii et saab tööga pihta hakata. Hakkasime siit nüüd seda köögimööblit eemaldama seina pealt, et ma saaks selle lae ära värvida. Ja võtsime ühe kapi ära ja siin taga oli see silt, nagu see mööbli paigaldas, mis see silt. Ja see mööbel on reaalselt aastast 89. Vot nii. Nii et nüüd proovimegi selle siit seina pealt ära saada ja siis ma saan hakata lage edasi värvima. Ma teengi neid ääri kõigepealt. Siin on eelnevalt ka lage värvitud, aga niimoodi, et see on nagu plaadi peal ka ilusti kõik. Ja siis hiljem saan kogu selle köögi need plaadid ka ära pesta, vaadake, kui tolmune see kõik on. Nii, me hakkame tänaseks lõpetama, me saime laed värvitud ja nüüd ühe seina siit magamistoast ka selle beežiga. Ja vaadake, see on nüüd see tester, mis me siia proovisime ja see on see, mis siis tuli välja. Nii et tester ja see värv on tegelikkuses natuke erinevad. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga on. Kuid õnneks on see bees, mis me nüüd suure topsi ostsime on ju. See on õnneks, ta on ilus toon nagu seinas, meid ei häiri ja jääb siis see. Aga lihtsalt jah, naljakas, et tester sama nimega suur potsik on täitsa erinevad toonid, ma ei tea. Nagu lihtsalt see on palju hallikam kui see, mis nüüd nagu siis seina sai. Aga mis seal ikka, näeme homme. Tere hommikust, me oleme nüüd järgmises päevas, kell on 9.51, pühapäev ja me ei mõelnud üldse, et see ehituspood tehakse 10 lahti. Seega nüüd me 9 minutit ootame, kuni me saame ehituspoodi minna. Meil on tänaseks vaja maalriteipi ja ühte mingit
tihendi moodi asja, nii et me ootamegi, kunas ehituspood lahti tehakse. Nii, vahepeal on kell lõunasse jõudnud ja ma olen jõudnud ühe seina veel ära värvida. Näeb välja siis selline. Ja nüüd on veel see sein vaja ära teha, ma kõik äärad tegin juba ära. Magamistoa me teeme tervenisti selliseks beesikaks ja ülejäänud siis vaatame, mis me otsustame, kas me teeme ka teistes tubades või siis lihtsalt osaliselt kasutame seda beesi. Ja me seda siis veel vaatame. Ega praegu siis väike lõunasööt, mis saiad ootavad juba. Ega mul täna midagi erilist väga näidata ei olnudki rohkem. Me hakkame nüüd kodu poole sättima, aga me saime selle toa värvitud. Need uksed sai tagasi ette pandud. Siit jäi väike jupp veel värvida. Mul sai värv otsa lihtsalt. Aga see näeb päris hea niimoodi juba välja. Ja siis ma jõudsin veel panna 3. kihi siia elutoa laele, aga siin on ikka mingid tumedamad kohad. Ma ei tea miks. Nii et arvatavasti ma pean hommegi veel ühe kihi panema ja siis saab juba seinade kallale teistes tubades asuda. Aga ma arvan, et siinkohal ma lõpetan selle vlogiga ära ja jätkan siis järgmises meie seda remondi asja. Nii et aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba järgmisel korral. Tšau, tšau!